Küsimused, mida peaksime esitama pärast 7. oktoobri veresauna, ei puuduta ainult Palestiina araablaste barbaarsust, kes pani toime suurima juutide massimõrva pärast holokausti. Keset mõrvade, vägistamiste, piinamise, röövimiste ja meeletu hävitamise orgiat. See on see, mis ajendas nii suurt osa maailmas seda õigustama, põhjendama ja isegi heaks kiitma. Täna saates Think Twice arutame 7. oktoobri järgset antisemitismi tõusu ja selle mõju ülemaailmsele ühiskonnale. Koos dokumentaalfilmi tegijaga, kes on loonud olulise uue teose, paljastades selle, mida ta õigustatult nimetab kollektiivseks languseks kurjusesse. Tere tulemast saatesse Think Twice. Palju on nähtud vaeva, et selgitada mitte ainult seda, mis juhtus 7. oktoobril 2023, vaid ka miks see juhtus ja kuidas mõista selle tagajärgi. Peaaegu 3 aasta jooksul pärast Hamasi juhitud Palestiina araablaste rünnakut Iisraeli vastu ja sellel päeval toime pandud kirjeldamatuid julmusi, oleme näinud mitte ainult juudi vihkamise toetuse kasvu, vaid ka seda, kuidas see on muutunud peavooluks meedias ja kultuuris. Pärast kaasaegse Iisraeli riigi loomist on antisionism, liikumine, mis püüab keelata juutidele õigusi, mida keegi ei keelaks ühelegi teisele rahvale, on alati olnud eristamatu antisemitismist. Kuid seda on taas tõestanud reaktsioon 7. oktoobrile. Ja see, miks juudi vihkamine pole mitte ainult tavapärane, vaid ka liberaalses ühiskonnas aktsepteeritav viisil, mida vähesed oleksid veel hiljuti osanud ette näha. Nagu filmitegija Gloria Greenfield väidab, see on olnud kollektiivne langus kurjusesse. Ja meil on au, et ta on täna meiega, et arutada nii tema uut dokumentaalfilmi 7. oktoobrist kui ka sellele järgnenust. Aga ka tema isiklikku teekonda radikaalsest vasakpoolsusest tema praeguse missioonini, kus ta paljastab vihkamist ja räägib tõtt sõja kohta. Marksistide ja islamistide punaroheline liit ning nende ebademokraatlikud kaaslased peavad sõda Iisraeli ja juutide vastu. Gloria Glorious Greenfield on auhinnatud dokumentaalfilmide tegija, kelle fookuses on juudi identiteedi ja rahvustunde tugevdamine, samuti juutide ja lääne tsivilisatsiooni vastu suunatud ideoloogilisele rünnakule vastuastumine. Üks riigi juhtivaid juudi feministe ja kirjastajaid 1970 ja 1980 aastatel. Ta pöördus vasakpoolsusest eemale pärast seda, kui puutus kokku selle antisemitismiga. Alates Doc Emmet produktsiooni asutamisest 2008. aastal on ta tootnud mitmeid olulisi teoseid, sealhulgas 2008. aasta The Case for Israel, Democracy's Outpost, 2011 aasta Unmasked Judeophobia, 2014 aasta Body and Soul, The State of the Jewish Nation, 2018 aasta The Fight of Our Lives, Defeating the Ideological War Against the West. 2022 aasta Civilization in the Danger Zone. Samuti tema kõige uuem, äsja ilmunud dokumentaalfilm A Collective Descent into Evil, The Lethal Obsession with Jews and the Jewish State, mis on hetkel voogedastuses saadaval. Gloria Greenfield, tere tulemast saatesse Think Twice. Miks see just siis juhtus? Ilma, et me mõistaksime oma vaenlaste ideoloogiaid, strateegiaid ja eesmärke. Ja samuti mõistes, et need, kes on meie vaenlased, ei ole ainult meie vaenlased. Nad on ka vaba maailma ja kõigi nende rahvaste vaenlased, kes ei jaga nende ideoloogiaid. Ma arvasin, et oleks väga oluline tuua tagasi kõige sõnaosavamad eksperdid Teedlist ja analüütikud, kes selgitaksid meile, kuidas selle vihkamise algus imperialistlikust terroris tänasesse päeva välja jõudis. See ei ole uus, võib-olla mõned meetodid on erinevad, aga enamasti oleme me siin juba varem olnud.
meie eelnevad põlvkonnad on siin juba varem olnud. Aga praegu toimub see sellise tempoga, et on väga-väga oluline, et me sellest aru saaksime ja sellele tõhusalt vastu astuksime. aitäh, et kuulasite Think Twice'i. ükskõik, kas kuulate meid mõnel taskuhäälingu platvormil või vaatate meid otseülekandes Facebookis, X-isin või JNS-i YouTube'i kanalil, palun pange like ja või tellige JNS. klõpsake teavituste saamiseks kellukese ikoonil ja andke meile häid hinnanguid. samuti lisaks Think Twice'ile on olemas ka Jonathan Tobin Daily taskuhääling, kus jagan teiega rohkem uudiseid ja analüüse kõige olulisemate teemade kohta, millega me täna silmitsi seisame. igapäevast saadet leiate nimega Jonathan Tobin Daily JNS-i kanalilt kõikjal, kus te oma taskuhäälinguid kuulate. Ja nüüd tagasi tänase programmi juurde. Jah, ma arvan, et selle asetamine konteksti on oluline. Ja ilmselgelt puudub enamikust aruteludest seoses 7. oktoobriga, mis oli kõige raskem osa filmi loomisel. 7. oktoobrist, mis tegi selle tõeliselt erinevaks sinu varasematest teemadest, mis on käsitlenud seda tsivilisatsioonide vahelist sõda, mille oled tõstatanud. See oli kõige raskem film, mida ma kunagi teinud olen. Kõige raskem minu enda jaoks, sest oma barbaarsuse, julmuste ja õuduse tõttu ning sellega töötamine ja sellest pausi saamata olemine. Emotsionaalselt oli see minu jaoks väga-väga raske. Aga õnneks mind kasvatati võitlejaks ja ma sain aru, et see oli ilmselt kõige tähtsam film, mida ma kunagi teinud olen. Ja ma pidin lihtsalt sellest läbi minema ja tegema seda nii hästi, kui suutsin. Ja õnneks, nagu ma olen öelnud, ma suutsin sellest läbi minna ja materjaliga töötada, sest mul olid filmis parimad inimesed. Ja need olid analüütikud, ajakirjanikud. Need on teadlased, kes tõid oma uskumatud teadmised esile. Ma saan kindlasti aru, kui traumeeriv on tegelikult süvitsi minna sellesse, mis tegelikult juhtus ja kuidas see esile tuli ning isegi sellele järgnenud tagajärgedesse. Ja tegelikult paljud inimesed ja enamik inimesi pole näinud kõige graafilisemaid filme, mis dokumenteerivad, mis tegelikult juhtus. Ilmselgelt sina oled näinud, ajakirjanikud nagu mina on seda teinud. Aga paljude inimeste jaoks on see lihtsalt abstraktsioon. See on kuupäev, see on teema. Ja teema, millest paljud inimesed oleksid võinud kiiresti edasi liikuda, aga sellesse süvenemine pidi olema uskumatult kurnav. Ja ma arvan, et veel üks asi, mida ma siinkohal välja toon, on see, et asi ei puuduta ainult 7. oktoobrit. Jällegi, see on see ajalugu, selle vihkamise kujunemine, see džihadistide ja nende kasulike idiootide, lääne radikaalide imperialistlik tegevus. Aga see on ka, mis toimub pärast seda. Ja see ei ole ainult see, mis pärast seda ülikoolides toimub. Aga see tõesti haarab, see tõesti tabab seda, mida me nimetame pikaks marsiks. Selle pika marsi ühiskondadesse. Ja see on ka, on võimalus, et mõista, et see oli olnud planeeritud ammu aega tagasi. See algas, 30-40 aastat tagasi. Ja sellega pead sa silmas seda võitlust, mille eesmärk on Iisraeli ja juutide delegitimeerimine ning selle džihaadi ülistamine, mille eesmärk on Iisraeli hävitamine. Ja asi ei ole ainult Iisraeli hävitamises. Ma mõtlen, mis toimub juudi rahvaga või mis juhtus juudi rahvaga 7.
On juhtunud Aafrika kristlastega Nigeerias ja teistes Aafrika riikides. See ei puuduta ainult juudi rahva ja Iisraeli hävitamist. See puudutab vaba maailma hävitamist ja kõigi nende inimrühmade hävitamist, kes ei toeta islamistlikke ideoloogiaid. Ja ma arvan, et just sinna me olemegi nüüd jõudnud. Ja mõistes seda, on oluline, et me tooksime kokku kõik need rahvad, keda need islamistlikud barbarid ähvardavad ja tapavad. Ja siis ma arvan, et on väga oluline mõista, et see on meist laiem, kuid meie oleme esirinnas ja meie saame sellest kõige rohkem pihta. Jaa. Mida sa selle filmi tegemise käigus õppisid? Mis sind üllatas? Tead, neile, kes tahtsid tõde teada saada 7. oktoobri kohta, oli see kindlasti kättesaadav. Aga mida sa õppisid selle filmi tegemise käigus, mida sa varem ei olnud mõistnud? Selle filmi tegemiseks valmistudes tegin ma tohutult palju uurimistööd. Ja kui ma siis tegelikult alustasin, mina olin tuttav, mis oleks erinevate kommentaatorite panused filmis. Lisaks sellele, et ma sain enda kohta midagi teada, nimelt seda, et mul on oht nii ülekoormatud saada, et see võib mind peaaegu halvatuks teha ja ma pean end paremini juhtima. Aga see pole tegelikult kõige olulisem vastus. Oluline küsimus on, mis oli see materjal? Mida film sai kommentaatoritelt, mida ma varem tegelikult ei mõistnud? Ja nii on osa sellest minu intervjuust Emmanuel Atalangiga, kes on Hezbollah ekspert Ladina-Ameerikas ja see aitab mõista mitte ainult seda, et nad kujutasid endast suurt ohtu Põhja-Ameerikale, mida ma küll teadsin, aga millest ma rohkem ei teadnud. See partnerlus, mis toimus Ladina-Ameerikas Hezbollah'ga, partnerlus Venemaaga ja nende lennukitega. Ma ei teadnud, et mõned neist lennukitest tõid inimesi ebaseaduslikult siia riiki. Sellised asjad aitasid mul seoseid luua, mida ma varem polnud märganud. See polnud ainus. Neid asju oli palju rohkem. See on nii lai teema, et ma ei teagi, kust alustada. Aga peamiselt ma arvan, et kuna 2012 aastal tegelikult oli see 2011, andsin ma välja filmi nimega Unmasked Judeophobia ja see film uuris surmava juudi vihkamise taaselustumist üle kogu maailma. Ja tol ajal tundus, et asi oli tõesti, halb. Nii et siin, ja mina ei teadnud, see polnud mulle selge pärast seda, kui see 2011 aastal välja tuli,
et ma pean selle teema juurde tagasi jah, pöörduma. me ei teadnud, kui kui ma hull see jõudsin- tegelikult on, tead. Me arvasime, et see on halb. Me ei teadnud, kui halb see tegelikult on. Täpselt nii. Ja kui palju hullemaks see võiks minna. Jaa. Kui ma nüüd 2011. aastale tagasi vaatan, see oli nagu, ja ma tean, et see on ilmselt kohutav öelda, aga kui ma sellele tagasi vaatan ja võrdlen, siis 2011 aasta oli nagu jalutuskäik pargis. Tead, ja see tempo, millega asjad liiguvad, see, et asjad lähevad nüüd nii kiiresti, see on nagu iga päev on midagi uut. Tuleb jälle mingi uus infokild või toimub järjekordne jõhkrus. Või on järjest rohkem neid, kes kunagi olid tavalised inimesed, isamaalised inimesed, õigesti mõtlevad inimesed, kes on nüüd lihtsalt sukeldunud sellesse koledusse, mitte selle peatamiseks, vaid selle julgustamiseks. Ja see jah, on nad õõvastav. arvavad ja usuvad, et nad teevad õigesti. Täpselt nii. Ja see on omamoodi nagu epideemia. Ja samuti, mida ma sellest kogemusest õppisin selle filmi produtseerimisest ja lavastamisest, on see, et veelgi olulisem on, et ma arvasin varem, et on eriti oluline, et juudid ja kristlased teeksid koostööd, sest meil on ühine vaenlane, kellel on kavatsus tappa nii juute kui ka kristlasi. Ja kui me ei tule kokku ega kutsu ka teisi, ükskõik kas nad on teised inimesed, olgu nad siis usklikud või mitteusklikud, olgu nad hindud või kes iganes, et me peame need inimesed kokku tooma. Ja täna on inimesi, täna on suurepäraseid inimesi nagu Richard Landis, nagu Charles Jacobs. Need inimesed tegelevadki tegelikult nende küsimustega, kuidas inimesi kokku tuua, kuidas nii-öelda uskmatuid kokku tuua. Ja me peame seda koos tegema, sest juudi rahvas on liiga väike arvult. Ja meil on ka oma probleemid, millega peame arvestama. Ma mõtlen, tead, mitte kõik. Mitte kõik juudid ei mõista, et nad on osa rahvast või ei tunnista, et nad on osa rahvast. Ja see on tõsine probleem. jaa. See tuletab mulle meelde kõike, mida olen lugenud selle aja kohta. Natsirežiimi algusaegade kohta. Ja oli grupp juute, kes arvasid, et kui nad toetavad Hitleri, on nad kaitstud. Aga nemad olid esimesed, kes tapeti. jaa. Nii et meil on keeruline olukord, millega me tegeleme. Väga tõsi. 7. oktoobri järgne antisemitismi laine on kindlasti paljastanud vasakpoolsete moraalse laostumise, mida sa selles filmis uurid. Viimase 10 jooksul oleme olnud tunnistajaks vasakpoolsete ideoloogiliste äärmuslaste koolkonna võidukäigule. Nagu sa varem tabavalt mainisid, on nad oma pika marssi läbi Ameerika institutsioonide lõpule viinud, mis kulmineerus võib-olla moraalse paanikaga Black Lives Matteri suvel 2020. Aga huvitav on see, et sina nägid seda ette juba ammu. Sa seisid juudi vihkamisele vastu 70-ndatel ja 80-ndatel juhtiva juudi feministina ja kirjastajana. Kas saaksid rääkida, mida sa siis kogesid ja oma teekonnast tollest ajast kuni praeguse ajani, mil oled pühendunud dokumentaalfilmide tegija, kelle eesmärk on tugevdada juudi identiteeti ja kaitsta Iisraeli? See oli väga huvitav etapp minu elus, pehmelt öeldes. Ma olin naiivne ja põhimõtteliselt nagu paljud teised, mitte kõik, aga oli palju teisi, keda see liikumine kaasa haaras. Ja selles olid osad, mis olid mõistlikud. Need naiste liikumise osad, mis võitlesid võrdsete õiguste eest.
ja võrdsete õiguste eest seismine on väga auväärne eesmärk. Aga nagu iga liikumisega võib tekkida radikalism, mis juhtuski. Ja mina olin seotud radikaalse feminismiga. Ja ma kogesin palju juudi vastasust. Ja kahjuks tol ajal radikaalses feministlikus liikumises tuli peamine juudi vihkamine, mida ma kogesin mustanahalistelt radikaalsetelt feministidelt, Audre Lorde ja teistelt. Ja samal ajal konverentsidel need antisemitlikud. Naised, kes olid juhuslikult mustanahalised ja radikaalsed, püüdsid hirmutada juudi radikaalfeministe. Nad ütlesid, et nende emad pidid koristama meie emade tualette, sest me kõik teadagi tulime jõukatest peredest. Noh, minu ema oli minu keskkoolis koristaja. Ja mul oli väga realistlik arusaam sellest, mis olid tegelikult lihtsalt jälgid valed, mille eesmärk oli meid hirmutada. Ja ma seisin sellele vastu. Kui keegi neist kutsus mind halvustava nimega, siis ma nimetasin neid vastavalt halvustava nimega, et nad mõistaksid, nagu Menachem Begin kunagi ütles, et me ei ole värisevate põlvedega juudid. Ja see võttis mul aega. See võttis mul tõenäoliselt aasta ja pool aega, et mõista, et seda liikumist ei ole võimalik päästa. Et see oli mürgine. Ja nii ma jätsin kõige sellega hüvasti suurel miitingul San Franciscos ja lahkusin. Ja see tegelikult, kuigi ma tundsin suurt kergendust, et ma lahkusin, et see jättis mulle siiski mingi trauma. Ja mul kulus umbes 4 aastat, et sellest päriselt välja tulla, end vabana tunda ja oma eluga edasi minna, et teha olulisemaid asju. jah, on selge, et neomarksistlik vasakpoolsus on pidanud edukat sõda lääne tsivilisatsiooni ja juutide vastu juba sellest ajast, kui sa olid feministlik kirjastaja. Aga küsimus on, miks nii vähesed inimesed seda ette nägid või mõistsid, nagu sina, mis see oli ja kuhu see viib? Ma mõtlen, me räägime siin ammustest aegadest, tead, 80-ndatel. Õige. Ma arvan, et uus põlvkond avastas selle vasakpoolse antisemitismi, tead, naiste marsi ajal, mis oli reaktsioon Donald Trumpi valimisele. Aga see juhtus palju hiljem kui see, mida sina kogesid. Miks see ei läinud, nagu me nüüd ütleme, viraalseks? Miks seda lihtsalt ignoreeriti? See mapsis palju. Naisliikumisest lahkumine oli suur kaotus, kui see oli kogu sinu elu, kogu sinu keskkond. Sest seal oli nii palju väärastunud tundeid, mis inimestel olid liikumisest väljaspool olevate inimeste suhtes. Et sa pidid aru saama, et liigud valguse poole, mitte pimeduse. Sa lahkusid pimedusest. Tead, Meeste suhtes esinev kitsarinnalisus. Kitsarinnalisus naiste suhtes, kes otsustasid eelistada oma perekonda naiste suhtes,
kellele tegelikult meeldis atraktiivne välja näha. ma mõtlen, see on hullumeelne, aga see oli nagu teisele planeedile astumine, kui sealt lahkusid. noh, see oli nagu täiesti erinev kultuur. õige. tõesti. õige, see oli kogukond, millel oli teistsugune sõnavara. see oli huvitav, mul tõesti vedas sellega, kuidas mind kasvatati. Mind kasvatas minu isa. Armastas Iisraeli ja keda ma mäletan, teate, kui olin 5-aastane ja istusin tema süles. Ma sündisin 1950. aastal. Muide, nii et kui ma olin 5-aastane, paljud Ameerika juudid alles avastasid, mis oli juhtunud ja konkreetseid asju, mis holokausti ajal olid toimunud. Ja mu isa ei arvanud, et ta peaks paluma mul toast lahkuda, kui tema ja minu onu, teised onud, tead küll, rääkisid neist avastustest. Nii et ma kasvasin üles teadmisega, et jah, maailmas on kurjust. Kurjus on tõeline. See on olemas. Ja tema õpetas mulle ka seda, et kui keegi kunagi ütleb mulle midagi halvustavat või vastikut selle kohta, et ma olen juut, et mul on täiesti lubatud nende vastu võidelda, mida ma ka tegin. Ja tema tegi seda samuti. Nii et ma kasvasin üles arusaamaga, et peab olema tugev, peab vastu võitlema. Et sirgelt seista oli väga oluline. Ja see ongi see, mida sa teed. Kui ma olin sellest hullumeelsusest üle saanud, mis mul oli, millega ma radikaalses feministlikus liikumises seotud olin, mul võttis aega, et sellest kogu traumast lahti saada. Ma teadsin, et seal olid tugevad, suurepärased juudid olemas. Ma mõtlen, kui ma olin algkoolis, Heebrea koolis, siis meil kõigil olid kirjasõbrad Iisraelis. Minu oma oli Jaffa Shalom ja ma olen alati tahtnud temaga kohtuda, aga ma pole seda teinud. Aga igal juhul perekond mängib väga olulist rolli laste kasvatamisel ja selles, kas nende lastest kasvavad tugevad ja uhked juudid või kas nad hakkavad nägema end ohvritena. Ja ma arvan, et see ongi tänapäeva noorte juutide probleem, sest me oleme pannud nii palju rõhku ohvrirollile, kuna woke ideoloogia ütleb, et kui sa ei ole ohver, siis oled sa halb. õige. Ja nii me nägimegi, nagu sa tead, inimesed püüdsid tõestada, et nad olid tõelised ohvrid olla aktsepteeritavad ja lugupeetud. See on väga ebatervislik. Ja pered peavad sellest aru saama. Ja mina õppisin seda Ruth Weisilt, et see oli viga. Kui me keskendume ainult holokaustile ja ta ei ütle, ega mina ei ütle, et holokausti uurimine pole oluline. Muidugi on see oluline, aga sama oluline on uurida ka meie vastupidavust. Ja me ei saa määratleda judaismi või juudi identiteeti ainult holokausti või lihtsalt juutide kannatuste kaudu. Õige. Nii et ma arvan, et minu hinnang sellele, kuidas ma suutsin sealt välja astuda ja siseneda sinna, kuhu ma olen jõudnud. Ma ei räägi praegu sellest juudivihast, mis seal väljas on, vaid ma räägin sellest, kuidas saada jälle terviklikuks inimeseks. See oli sellepärast, et mul vedas. Mu perekond õpetas mulle mitte ainult holokaustist, vaid ka vastupanu osutamisest. Jah, see kulmineerub, naiste liikumisega. Selles mõttes, nagu sa kirjeldad, kulmineerub see 7. oktoobri järgses maailmas, kus feministlikud organisatsioonid, mis on
head võtnud üles seksuaalse vägivalla ja selle sõjarelvana kasutamise küsimuse, kuid on täielikult eiranud juudi naisi, kes olid ohvrid. See 7. oktoobri aspekt. Nende intersektsionaalse liidu tõttu palestiinlastega. Ma mõtlen, see kõik tulenebki sellest, kas pole? Jah, tead, juudi rahva ja juudi riigi demoniseerimine on olnud väga tõhus. Ja seega polegi vahet, eks. Pole lihtsalt vahet, kui juudi naisi ja mehi vägistatakse ja kastreeritakse ning tead, lihtsalt tükkideks rebitakse. See on tegelikult mõnede nende inimeste meelest hea asi. See on nagu maailma puhastamine juutidest. Ja on oluline, et me mõistaksime selle mõju, et meil oleks tegelikult võimalus näha juudi rahva ja Iisraeli demoniseerimise ja delegitimeerimise mõju, sest see ongi see, mis viib selleni, et öeldakse, et see pole oluline. Miks me peaksime seda tunnistama? Ma mõtlen, tead, see on ju suurepärane asi. Me saime veel rohkematest teemonitest lahti. Jaa. Sa tead? Põhimõtteliselt see mõte, et juudid, keda 7. oktoobril mõrvati, vägistati, piinati ja rööviti, olid seda justkui ise ära teeninud. Ma mõtlen, et lõpuks taandubki see sellele. Taandub. Ja seda oleme kuulnud, tead küll, intersektsionaalselt vasakpoolselt leerilt. Ja sellepärast, tead küll, feministlik liikumine kukkus läbi pärast 7. oktoobrit. Jaa. Kukkus küll läbi. Neile, ma teate, nendele Iisraeli feministidele. See oli nende jaoks laastav, sest neid reedeti. Nad tegelikult arvasid, et ülemaailmne feministlik liikumine võttis nad omaks. Ja nad nägid tõde, kui neid tegelikult ei võetud omaks. Ja, nüüd see vajumine kurjusesse, mida sa oled uurinud ja selles filmis esile toonud, on selgelt midagi, millega poliitiline vasakpoolsus ja eriti juudi liberaalid tavaliselt ei taha silmitsi seista. Paljudel heatahtlikel liberaalidel on kalduvus tõmmata piir oma vastikuse vahel selle suhtes, mis juhtus 7. oktoobril, ja arusaama vahel sellest, kuidas sellele reageeris massiliikumine, mis kas toetas või õigustas seda. See viib antisemitismi peavoolustamisse. Miks sa arvad, et nii paljud ei ole valmis tegema järeldusi oma liberaalsetest liitlastest, kes reageerisid 7. oktoobrile Iisraeli ründamise, mitte toetamisega? Ja kahjuks on juudid, kes tunnevad end selles olukorras väga ebamugavalt. Ja nad on omaks võtnud selle arusaama, et Iisrael ja 7. oktoobri barbaarsuse Iisraeli ohvrid, et nad väärisid seda. Nad tegelikult arvavadki, et nad väärisid seda. Kui nad ei lähe nii kaugele, et arvata, et ohvrid väärisid seda, siis nad lohutavad end mõttega, et meie ei ole sellised juudid ja me tõestame, et me ei ole sellised juudid, liitudes Iisraeli vastaste meeleavaldustega ja nii edasi. See on väga isekas, enesekeskne vaatenurk. Ja kui sul ei ole, kui sa oled juut, kellel ei ole, või kui juhtub, et oled juut. Ja kui sa ei pea end osaks rahvusest, siis sul ei ole ustagust oma rahva vastu. Eks? Ja siis võib sinu ustavus kuuluda. Mis tahes Iisraeli vastasele organisatsioonile või ideoloogiale. Sellest saab sinu peamine ajend, mitte arusaam, et igal ühel meist lasub vastutus tagada, et meie rahvas edeneks ja et Iisraeli riik
see juudi riik jääks tugevaks ja turvaliseks. nii et mingis mõttes see tuli mulle pähe just selle vestluse ajal, et see on sarnane ameeriklastega, kes ei ole enam patriootlikud. Nad ei tunne mingit patriotismi oma riigi vastu. Nad ei tunne mingit kohustust riigi ees. Ja nad käivad ringi hüüdes surm Ameerikale. ja see ongi sama asi. Jah. Kindlasti. Mis sa arvad, mis võimaldas Hamasil veenda nii paljusid peavoolumeedia väljaandeid esitama nende valesid Iisraeli kohta tõena ja narratiivi sisuliselt ümber pöörama mingil moel? See võimaldas neil, kes panid toime julmusi ja kavatsesid genotsiidi, olla kujutatud ohvritena, samal ajal kui rahvast, kes tegelikult oli ohver, sai valesti süüdistada genotsiidis. Ja et see muutuks tead, liberaalseks üldtõeks, kuidas said moodsad verevaled 21. sajandil meie silme all reaalajas vasakpoolse üldtõe osaks. Õige. Neil oli oma tegevusplaan. See oli kõik ette planeeritud. See oli planeeritud. Tead, nad on seda aastaid planeerinud ja väga strateegiliselt. Nii et kui me vaatame neid etappe, propaganda. Ja mitte ainult propaganda, vaid ka lääne ilmalikustamine. Sealhulgas liiga suure protsendi ilmalikustumine juudi maailmas, mis võimaldab inimestel selja pöörata. Pöörata selg kas oma rahvusele või oma riigile. Ja see ongi juhtunud ja me võime näha näiteks selle mõju. The New School ja Columbia, kes kutsusid mõningaid Euroopa teadlasi, kes olid tõesti woke ideoloogia isad. Mis määratleb, tead, Iisraeli ja juudid kui valged. Täpselt nii. Mis on jama. Aga nii inimesed mõtlevadki. Ja terve põlvkond, kes on nendes ideedes, mis olid kunagi äärealadel, tead, üles kasvanud ja indoktrineeritud, tead, siis kui sina olid, tead, feministlik kirjastaja, on need nüüd täiesti peavoolus. Need ideed domineerivad haridussüsteemi. Jah, nad tõesti domineerivad seda. Ja sellisel määral, et õnneks, aga mitte piisavalt, vanemad saavad aru, et mõned neist, tegelikult liiga paljud neist ülikoolidest on mürgised. Ja me teame, et on olemas, tead, tõesti toredad pered, kes kasvatavad oma lapsi suurepäraste väärtustega ja tugeva sionistidena. Ja nad lähevad ülikooli ja neid nürgitatakse. Ja ma arvan, et sellepärast ongi sellised organisatsioonid nagu Tikva fond, mis tegelikult rajab uusi institutsioone. See on ülioluline. Tead, on olemas. On ka teisi organisatsioone, olgu need avalikud või eraomandis, mis teate küll, saavad kokku ja püüavad saada oma koha tagasi selles valdkonnas, kuhu nad kuuluvad, olgu see siis meelelahutus või mis iganes. Ja mida nemad teevad ja selle asemel, et teha seda, eelmised põlvkonnad selles riigis tegid. Kui juudi arste ei lubatud tööle ega võetud haiglatesse vastu, me ehitasime oma haiglad ja me läksime edasi. Kui juudi juriste ei võetud advokaadibüroodesse tööle, lõime oma advokaadibürood. Ja ma arvan, et on tõesti oluline, et me sellest aru saaksime.
me ei peaks tahtma tagasi minna haigetesse. Asutustesse, me vajame terveid asutusi, sinna peaksime panema oma energia ja me peaksime end nendega siduma. Me peaksime koostööd tegema. Kui me kavatseme kellegagi koostööd teha, peame tegema koostööd tervete asutustega. See on tõesti oluline ja selleks peame nägema end tugevana. Me peame oskama hinnata oma rahva ajalugu. Aga me ei pea roomama, me ei pea anuma ja kindlasti ei pea me kellelegi meele järel olema. jaa. Nüüd on haritud klasside seas, eriti Ameerika Ühendriikides, levinud arusaam, et Iisrael on kuri ja palestiinlased on head. Juurdunud kriitilise rassiteooria, intersektsionaalsuse ja asumaa kolonialismi rakendamises poliitilisse diskursusesse. aga ükskõik, kuidas see juhtus, andis see paljudele juutidele minu arvates tunde, et nad on lootusetud vähemuses ja isoleeritud. Mida sa arvad, mida juudid saavad selles olukorras teha, millest sa oma filmis räägid? Ma arvan, et on mõned. Kas me tahame neid nimetada rahvasteks või riikideks, kus juudid peaksid tõesti lahkuma? Esiteks, ma arvan, et see on tõesti oluline välja öelda. Ma mõtlen, ma arvan, et sellised riigid nagu Prantsusmaa ja üsna tõenäoliselt peaks ka Ühendkuningriik sinna kuuluma ning võib-olla ka Saksamaa. Aga kui me räägime sellisest riigist nagu Ameerika Ühendriigid, mille puhul miski pole ette määratud, ma arvan, et me peaksime hindama seda, et on olemas. On mõned juhid, kes on tõesti võitlevad meie eest, võitlevad meie turvalisuse nimel. Ja me peame välja astuma ja jagama inimestega seda, mida oleme selle riigi rajamisse panustanud. Ja mida oleme tegelikult toonud kogu maailmale kõige sellega, mida oleme teinud, mitte vabandavalt. Teate küll, anudes, te peate meist hästi arvama. Vaadake, kui palju vaktsiine oleme loonud või kui palju, teate küll. Nobeli preemia laureaadid. Teate küll, kõik jah. see. Me peame selle üle uhked olema. Aga me peame selle üle uhked olema iseenda jaoks. Kui me suudame hinnata seda, mida oleme tsivilisatsioonile andnud ja mida jätkuvalt anname, ja ei lase ühelgi süüdistusel ega demoniseerimisel oma teadvusse tungida, omaenda enesemõistmisse, eneseidentiteeti, siis on meil jõudu teha seda, mida peame tegema, et jätkata maailma jaoks heade asjade tegemist. Sest meie rahvana oleme valguseks teistele rahvastele. Me peame selle taas omaks võtma. Ja me peame ka mõistma, me vajame eneseaustust. Et kui inimesed püüavad meid hävitada, peame olema võitlejad. Me peame vastu võitlema kõigil viisidel, kuidas suudame. Ja see aitab meil säilitada oma väärikust ja olemasolu. Ja inimesed peavad aru saama, mitte juudid peavad aru saama. Nad peavad mõistma, kui nad seda juba ei mõista, meie ründamine, meie demoniseerimine on tegelikult iseenda demoniseerimine. Ja nende viha toitub, uskudes vastupidist. Ja see on alati olnud märk, me kõik teame seda, et see on alati olnud märk, et kui juudi viha ilmneb, siis see näitab, et riikides, mandritel või maailmas on midagi kohutavalt valesti. Et see on märk sellest. Ohust. Kui me suudame ka sellest aru saada,
siis me ei lase sellel enesevihal kasvada. Ma ei ole kindel, kas ma vastasin su küsimusele. no see on päris hea, ma arvan, tead. Samuti on oluline märkida, et kindlasti Ameerika Ühendriikides ei ole juudid üksi. Ma mõtlen, see võib nii tunduda. tead, me räägime päev või paar päeva hiljem. Tead, Abdul El-Sayed võitis demokraatide senati eelvalimised Michiganis, mis pani avaliku antisemiidi olukorda, kus ta võib saada Ameerika Ühendriikide senatisse, nii nagu Zohra Mamdani sai New Yorgi linnapeaks. aga see ei tähenda, et poleks inimesi, kes üritavad talle vastu seista. Isegi kui paljud liberaalsed juudid on seadnud oma liidud vasakpoolsetega tähtsamaks kui juutide kaitsmise antisemitismi vastu. õige. Ja oli üks imeline asi, mis just juhtus. Marco Rubio teatas just, et nüüd on poliitika selline, et enne kui keegi saab viisa siia riiki tulekuks, neid hakatakse uurima. Kõiki sotsiaalmeedia ja muid uurimisviise hakatakse kasutama selleks, et veenduda, et inimesed, kellel on kavatsus kahjustada juute selles riigis, ei lubata siia riiki. See on tõesti oluline. Ma mõtlen, see on natuke hämmastav, et jah, see on aga sa lihtsalt tead, kui sa puuduta uurid, Elli. kes õhutab nii paljusid neist kolledži meeleavaldustest, mis on suunatud juutide vastu. See on. Ja tead, välisüliõpilaste sissevool, eriti antisemiitlikest riikidest Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas, tundub üsna ilmne. Jah, ja Victor Davis Hanson väljendab seda filmis tegelikult väga elegantselt. Mida me peame Jah. tunnistama. Ted ja ka Rachel Fish. Ta räägib sellest, kui vajalik on ülikoolidel võtta õiguslikke meetmeid, tead küll. Jaa, tead küll. Inimesed, kes tulevad ülikoolist väljastpoolt, et õhutada, tead küll. Probleeme, õhutada viha. Jaa. Mis on see üks kõige olulisem asi, mida soovite, et teie publik sellest filmist kaasa võtaks? Kõige olulisem asi, mida ma tahan, et publik sellest filmist kaasa võtaks, on arusaam, et on olemas ideoloogiad, mis õhutavad seda viha juutide ja kristlaste ning kogu lääne vastu. Ja niil on väga tõhusad strateegiad, mida nad kasutavad. Seega peame mõistma, et see, millest me räägime, ei puuduta lihtsalt dialoogide pidamist. On väga oluline, et inimesed mõistaksid, et vaenlased, kes seda kõike juhivad, on mõrvarlike kavatsustega. Ja nende endi sõnadega, see on lõpuks, see kõik käib ülemaailmse kalifaadi kehtestamisest, et maailma juhitakse šariaadi seaduste järgi. See on tõesti oluline, kui sa sellest aru saad. jah, kõik järgneb sellele. Täpselt nii. Täpselt nii. See on tõesti oluline punkt ja ma loodan, et inimesed, kes seda filmi vaatavad, mida ma soojalt soovitan, võtavad seda arvesse. Gloria, suur tänu, et täna meiega liitusid. Kuidas saavad meie vaatajad ja kuulajad filmi Kollektiivne langus kurjusesse vaadata või voogedastada? Ja kuidas nad saavad aidata selliste filmide tegemist? Film on nüüd voogedastamiseks saadaval Roku kanalil. See on tasuta, välja arvatud juhul, kui soovid osta tellimuse, et saaksid seda reklaamideta vaadata. Jaa. Samuti on saadaval DVD-d. Kui lähed aadressile docemitproductions.com, siia on Docemit Productionsi veebileht ja seal on pood ja sealt saad osta DVD-sid. Saate korraldada oma kogukonnale linastusi. Mul oleks väga hea meel tulla filmist rääkima, kui soovite, aga te võite ise linastusi korraldada. Ja kui soovite seda teha, siis võite minuga ühendust võtta aadressil docemitproductions.com.
võite mulle seal juhtpaneeli kaudu sõnumi saata. Ja on olemas kogukonnad, kus film on praegu Ameerika Ühendriikides saadaval, Kanadas ja Ühendkuningriigis ja Mehhikos on Roku kanalil. Ja tulevikus lisandub veel platvorme, mis hakkavad seda filmi levitama. Ja mul on väga hea meel öelda, et filmi linastus toimub Jeruusalemmas 8. novembril Menachem Begini keskuses. Me teeme selle linastuse korraldamisel koostööd. Ja kui soovite kursis olla, kus linastused toimuvad, siis minge aadressile dokemmitproductions.com ja klõpsake filmi peal. Siis näete seal tulevaste linastuste nimekirja. Hästi, see on põhjalik ja ma soovitan meie vaatajatel ja kuulajatel kindlasti seda filmi vaadata. See on oluline dokumentaalfilm. Kas ma võin ühe asja lisada? Muidugi, See oli osa palun. sinu küsimusest. Sa küsisid, kuidas inimesed saavad aidata nende filmide tegemisel. Olgu see $10 või 6-kohaline summa, see ei ole oluline. Annetades organisatsioonidele nagu dokemmitproductions.com, mis on 501 C3 mittetulundusorganisatsioon. Teie võimaldate meil jätkata nende oluliste filmide tegemist. Mul on hea meel, et sa selle lisasid. Just seda me tahtsimegi esile tuua. Samuti tahame tänada meie kuulajaid. Palun ärge unustage iga päev kuulata Jonathan Tobin Daily Editionit, mida saate kuulata kõikjal, kus tema podcaste kuulate. Ja olenemata sellest, kas kuulate meid mõnes neist kohtadest või vaatate meid otseülekandes Facebookis, Xis või JNS-i YouTube'i kanalil, palun vajutage JNS-i juures nuppu meeldib ja või tellige. Klõpsake teavituste saamiseks kellukesele ning andke meile häid hinnanguid. Palun kirjutage meile aadressil thinktwice@jns.org ja andke teada, kus te saadet kuulate või vaatate ning mida te sellest arvate. Ja pidage meeles, lugege ja mõelge ise. Kohtume teiega varsti jälle.